Nii, põhimõtteliselt siis mina alustan täna nii-öelda sissejuhatusega, ehk siis minu teema on selline üleüldine ühisrahastuste trendid, täpselt, et muutused ja trendid ühisrahastuses. Et kes veel ei tea, siis mina alustasin ühisrahastuses investeerimist umbes 5 aastat tagasi. Et siis oli nagu olukord natuke teine. Ja selle esitlusega me siis teen sellise põgusa sissejuhatuse, et kuidas asjad olid, mis muutunud on ja mida võiks täna eeldada või arvata, et juhtub edaspidi. Seda siis minu arvamuse põhjal sellest, mis on siiani toimunud ja peamiselt just viimase aasta-2 jooksul. Et nimelt siis, kui ma alustasin 5 aastat tagasi, siis sai valida, et kuhu investeerida. Oli Pandora, tol ajal nimi oli Isepankur ja siis kõik need ülejäänud platvormid, mis siin näha on, ehk et ei olegi ühtegi ülejäänud. Et tol ajal see valiksüük oli, et kas investeerid ühisrahastusse või ei investeeri ja üks platvorm. Et täna on pilt natuke teine, et siin on ainult mõned platvormidest, et kuhu eestlased saavad investeerida. Seal materjalide vahel kuskil on ka üks pikem nimekiri, kus ma panin 21 platvormi kirja. Et tegelikult on neid platvorme veel rohkem, et kes viitsib vaeva näha uurida või kellel on suured summad, siis tegelikult on ka minu teada väga paljud brittide platvormid lahti teie jaoks, et tegelikult see valik on üsna suur. Ja selles mõttes võrreldes selle ajaga, kui mina alustasin, on nagu hoopis teine maastik. Et saab investeerida tunduvalt rohkematesse varaklassidesse. Ehk siis on siin kinnisvaralaenud, on nii-öelda arendusprojektid, ehk kinnisvaraarendusprojektid on ettevõtete laenud, on ettevõtete oma kapitali finantseerimine, nüüd on ka faktooringu laenud olemas ja nii edasi. Et faktooringute ühisrahastamine. Et see on nagu hoopis teistsugune maastik, kui ta kunagi ammu oli. Ja mis siin nagu selle juures veel on üks asi, mis on muutunud ja tundub, et on ka selline tulevikutrend, on see, et kui alguses oli võimalik eestlastel investeerida Eesti platvormil, Eesti laenudesse, siis täna näiteks siit pildi pealt 4 platvormi pakuvad laene mitmele turule, ehk siis mitte ainult ühes riigis, vaid saad mitme riigi laenudesse investeerida. Ja enamus, minu teada kõik, kes siin on, Maniseni kohta ma tegelikult ei tea praegu. Vist oli, minust on nemad ka, kõik on nagu avaldanud plaani, et nemad soovivad laieneda ka väljaspool Eestit, et võtta turgi juurde. Ja minu teada on ka kõik neist platvormidest võtavad rahvusvahelisi investoreid vastu, ehk siis enam ei ole ainult eestlased, on ka igalt poolt mujalt Euroopast peamiselt. Et selles mõttes on nagu areng olnud üsna suur, et see on hoopis teine maailm. Teiseks, mis tol ajal oli, et investoriteks oli näiteks mina, siis see tüüp investeeris ka ja see tüüp pani ka natuke sisse, et siin korraks küsiks, et kes teist investeeris ühisrahastusse või kes on investeerinud rohkem kui 5 aastat? Okei, kes on investeerinud, ütleme siis 2-3 aastat umbes? Okei, ja kes on investeerinud alla aasta? Ja kes on investeerinud umbes 6 aega. Okei, nii värske teine. Kes pole veel üldse investeerinud ühisrahastus? Okei. Et ühesõnaga need inimesed, kes ei ole teinud, siis kui neil on küsimusi, siis aitame nad täna välja. Aga ühesõnaga neile 3 lisandus veel saalist 2 inimest, nii et kokku oli meid 5. Et päris hästi läks. Aga täna on siis kes sinna taha ei näe, siis see on suur rahvamass. Et siin saalis on ka peaaegu kõigi käed tõusid üles selle jooksul. Et neid, kes ei ole investeerinud, on selge vähemus.
et kui ma oleks seda koolitust 5 aastat tagasi teinud, siis sisuliselt oleks pidanud kõik Eesti investorid, kes ühisrahastusse investeerivad, siia saali saama ja umbes sama seltskond oleks koos äkki võib-olla. Et tol ajal oli nagu hoopis teine maailm. Et lisaks sellele rahvale on siis ka sellised investorid, ehk siis institutsionaalsed investorid ja on ka pangad hakanud järjest enam selle varaklassi suhtes näppu noolima hakanud. Et selles mõttes see pilt on jällegi väga-väga palju muutunud ja siinkohal teekski sellise esimese väikese diskussiooni, et laua seltskonnaga, et arutaks natuke läbi, et miks see asi niimoodi muutunud on, miks on tulnud need institutsionaalid ja miks on institutsionaalsel investoril huvi tekkinud selle varaklassi vastu ja mida see nagu tähendada võiks just meiesugustele väiksematele investoritele. Võtame 1-2 minutit niimoodi igas lauas. Nii, okei, tuleme tagasi. Me saame sarnasel teemal veel arutleda natuke, see on soojendusarutelu. Et läheme siis edasi. Et tol ajal, kui mina alustasin, siis infot ühisrahastuse kohta võis leida umbes nii palju. Et viskasid Google'isse midagi sisse, siis sa isegi ei teadnud, mida sinna sisse viisata, sest niisugust terminit nagu ühisrahastus minu arust ei olnud tol ajal. Et igaüks nimetas seda omamoodi, olid mingid laenud sõbralt sõbrale ja mina kasutasin ühel hetkel kogukondlik laenamine ja nii edasi. Et täna on ta rohkem siis see ühisrahastus on justkui saanud selliseks populaarsemaks terminiks. Aga jah, umbes nii palju oli seda infot. Natukene sai sealt Isepankuri foorumist tol ajal, et oli seal sellised eksperdid, kes ütlesid pigem kõhutunde pealt, et sellised on head, sellised on halvad laenud ja seda siis asi käis. Et siis tol ajal ma usaldasin neid eksperte ja kõige hullemini ei läinud, et võiks öelda, et päris hästi isegi läks. Aga see selleks. Täna, kui alustad, on Rahafoorum, on Tauri blogi. Tauri on ka siin meil saalis olemas täna. Samamoodi on Jaagus blogis kirjas ühisrahastusest, on Kristi blogis kirjas ühisrahastusest, investeerimisklubis on olnud paar üritust. Räägime Raha raadios sellest ja investeerimisraadios on ka seda teemat käsitletud päris palju. Et ühesõnaga täna on nagu, võiks öelda, et võib-olla infot liiga palju mõnes kohas, et ei oska otsida, kust alustada, aga see on ainult positiivne. Ja neid blogisid on veel, ma ei hakanud kõiki siia lisama, sest mõned on sellised väiksemad, mõned kirjutavad niimoodi ebaregulaarselt ja nii edasi. Aga kui otsite mingil konkreetsel teemal midagi, siis tõenäoliselt tulevad ka need välja, et seda infot on võrreldes 5 aasta taguse ajaga nii et uputab. Ja täna need, mis ma siin ära mainisin, nende blogide autorid ja podcasti siis saatejuhid on kõik ka siin ühel hetkel esinemas ja kõik on siin saalis ühel hetkel ka olemas, et kindlasti tasub neid oma küsimustega pommitada pauside ajal ja vaadata, mis häid mõtteid neilt peast saab. Aga kindlasti me pommitame ka arutelu käigus neid, nii et saab ka sealt. Et ühesõnaga täna on justkui tunduvalt lihtsam alustada mõnes mõttes, et saab küsida teiste kogemusest. Ehk siis põhimõtteliselt kõige suurem trend on suur populaarsuse kasv, et kui enne oli, nagu ma ütlesin, 100 investorit, siis täna on paar tuhat, igal platvormil vähemalt. Et kõik ei ole nii suured, aga on hästi palju selliseid väikeinvestorid ka juurde tundeks. Ja mida see nagu kaasa endaga toob, et see niimoodi populaarseks saab, et on üsna mitu tulemit, mis mina näen, et juhtuvad. Millal nad juhtuvad, raske öelda, tõenäoliselt tulevikus, paari aasta pärast. Et üks on see, et tootlused tulevad allapoole, mida nad ka juba on tegelikult teinud. Et uutel investoritel on tootlus omajagu väiksem, kui ta vanadel on, kes alustasid hästi ammu. Ja tõenäoliselt tuleb umbes sinna kanti, kus ta välismaal on. Et päris nii alla ei tule tõenäoliselt, sest Eesti intressid on kõrgemad kui mujal, aga selline 8–12% vahemik on
pigem nagu see, mida võiks eeldada tulevikus, kui see 20% pluss, mis siin kunagi oli. Ja põhjus on lihtne, raha on nii palju, investorid on nii palju, laenutaotlejaid nii palju ei ole nagu mingit põhjust intresse nii üleval hoida, sest siis ei saa uusi laenajaid ja kui ollakse nõus laenama väga väiksest intresside juures, siis järelikult hinnatakse riski madalamaks ja ei olegi mõtet nii kõrgelt laenata. Et vanasti pigem oligi see intress nii kõrge, sest et investoreid oli nii vähe, et kui mäletan 5 aasta tagust aega, siis oli see, et mõnda laenu sa panid, mina vähemalt mõnikord panin nagu topeltsumma, et see laen saaks täis, sest muidu ei saanud nagu investeerida kuhugi. Et see oli nagu siuke aeg. Et siin on nagu, täna on see kaalukaus pigem nagu vastupidi, et investorid on lihtsalt nii palju kokkuvõttes. Teine asi on see, et mida siin ei ole kirjas, aga ilus graafik on, mis tootlustega juhtuda võib, oli see, et põhimõtteliselt selle kogemusega saavad platvormid teha paremat krediidiskooringut, ehk siis kui nüüd paar aastat tagasi oli võimalik võtta turult laen, mille intress oli 29% ja hapuks või halvaks minemise tõenäosus 5%, siis täna sükest asja enam teha ei saa. Et täna on nagu läinud see hindamine omajagu efektiivsemaks. Et kõik need portaalid, kes nagu pikemalt tegutsevad, nad vähehaaval loovad oma krediidimudeleid ja siis hinnastavad laenud vastavalt sellele ära ja siis ühesõnaga kaob see nii-öelda alustaja boonus sealt vahelt ära siis. Et see muutub nagu rohkem mainstreamimaks. Teine asi on taksojuhid. See ei ole nüüd otseselt taksojuhtide suunas midagi, aga sisuliselt kuna valdkond läheb järjest populaarsemaks, siis tähendab, et tuleb järjest rohkem inimesi, kes tegelikult ei tea, mida nad teevad. Et paratamatult ikka satub mõnikord selliste inimestega jutule, kes ütlevad, et ma alustasin ka investeerimist, panin 100 eurot sisse, otsisin parima laenu ja panin kõik sinna. Et sellised põhiasjad võiks selgeks teha, aga kui niimoodi hästi kiiresti asi populariseerub, siis paraku tekib hunnik inimesi, kes ei viitsi isegi põhiasju uurida ja teevad seal päris jubedaid vigu. Et see on nagu paratamatus sellise populariseerimisega. Et kes ei tea, kus see taksojuhtide loogika tuleb, siis see on börsilt, kus siis buumi ajal olid ka iga taksojuht rääkis aktsiate ostmisest ja siis tekkis nii-öelda analoogia, et kui taksojuhid on turul, et siis peab ettevaatlikuks muutuma. Et siin on sama asi, et kui need liiga palju inimesed, kes ei viitsi teha isegi põhiteadmisi selgeks, siis võib nagu natuke kehvasti minna. Õnneks siin saalis selliseid ei ole, kõik on tulnud põhiasju selgeks tegema, natukene edasigi minema, et siis on natuke parem. Üks asi, mis veel lihtsustab nii-öelda ilma teadmisteta inimest investeerima tulema, on see, et järjest enam on hakatud tegema kõiksugu fonde, kuhu siis saab investeerida. Et nüüd viimane oli Funding Circle äkki brittide portaal, kes hakkab ise fondi väljastama, et siis saad osta fondi osakuid ja selle kaudu siis investeerid nii-öelda erinevate riikide firmade laenudesse. Et selline järjest enam tehakse seda struktuuri selliseks traditsioonilisemaks, et oleks võimalikult lihtne hakata investeerima. Sest praegu on nagu igas portaalis mingid omad reeglid, omad viisid, kuidas mingid asjad käivad ja nii edasi, siis paljud ei saa nagu sellest tõkkest üle, et siis ta nagu järjest muutub järjest nii-öelda traditsioonilisemaks ja lihtsamaks sisenemine. Et see on ühest küljest hea, aitab hästi kiiresti laiendada, teisest küljest võib-olla natuke halb, et tuleb hästi palju inimesi, kes tegelikult ei saa aru, mida nad teevad ja nii ja naa. Kolmas asi siis, mis sama populariseerimise taga on see laienemine kasv. Ütleks, kõige suurem mõju siin on pigem see institutsionaalne raha, ehk siis kui selle aasta jooksul keegi nagu pidevalt jälgis uudiseid, siis vahepeal oli selline tunne, et iga nädal oli jälle üks ühisrahastusplatvorm, kes korjas, ma ei tea, 100 miljonit või 500 miljonit või mis iganes ja väärtus on tal üle $1 miljardi. Et see oli nagu suht iganädalane asi, et visati hunnik raha sisse jälle mingisse uude platvormi.
et see nagu osaliselt tähendab seda siis, et platvormil on põhimõtteliselt raha, et laieneda, ja samas on ka sund laieneda, sest muidu see raha seisab niisama tühjalt, et nagu ei täida investori eesmärke. Ja sealt võiks siis eeldada, et esiteks uued turud, mis oli jällegi ka nendes rahastamisuudistes üks üsna tihe kommentaar, et selle rahaga plaanitakse laieneda teistele turgudele, et võtta nii-öelda turuosa juurde. Et sama plaan on ka siis kõigil Eesti platvormidel. Teine asi, mis on uued nišid. Siin ma arvan, et muutumas on võib-olla see, et kui paar aastat tagasi või õigemini see aasta isegi oli see, et tuleb mingi uus nišš, siis see tuli sellega, et uus portaal tekkis sinna. Et uus portaal arvas, et nüüd me hakkame väljastama selliseid teistsuguseid laene või teistele inimestele või me väljastame ainult mingid Tartu tudengitele väljastame ainult laene. Et mingid sellised nišid olid, mitte Eestis, aga suuremas pildis. Et siis täna ma eeldan, et pigem on suund see, et eksisteerivad portaalid hakkavad uusi nišše avama. Et kõige aktiivsemalt vist teeb seda Lending Club täna. Ma arvan, mingi viimase kuu jooksul äkki oli seal 3 erinevat uudist, et nad nüüd hakkavad Google AdWordsi klientidele raha laenama, hakkavad väikeettevõtetele mingit krediidiliini pakkuma, siis hakkavad abikaasadele nii-öelda ühislaenu taotlust pakkuma ja nii edasi. Ja brittide Google'i juht vist tuli välja uue ideega, et tema tahab üldse mingit tööandjaga koostöös laenud refinantseerida nii, et laenumaksed vist lähevad otse palgafondist maha kuidagi. Et mingi siuke keeruline uus skeem jälle, uus nišš. Et sellist asja enam enne ei olnud. Samamoodi võib tõenäoliselt hakata nägema siis ülevõtmisi, sest et ühel hetkel lihtsalt on lihtsam ära osta keegi, kui hakata ise turgu avama. Et siin alles hiljuti oligi nüüd esimene selline ülevõtmine, et oli jälle minust Funding Circle ostiski ZenCapi ära, et brittide portaal ostis sakslaste portaali ära, et siis said nii-öelda uued turud tänu sellele lahti, kus siis saab hakata väljastama laene. Ja päris palju on olnud ka selliseid ülevõtmisi, kus on võetud üle mitte ühisrahastusportaali, vaid mingid muud laenufirmad siis. Lending Club ostis mingi ravilaenude mingi firma näiteks ära mingi hetki nii edasi. Et tõenäoliselt võib nagu seda näha järjest enam, sest et raha on palju ja kiiresti on vaja kasvada ja see on kõige kiirem viis kasvamiseks tavaliselt või päris tihti. Siis samamoodi, mida mina arvan, on see, et me hakkame nägema veel rohkem nii-öelda riskantsemaid laene platvormidel, et paljud seda ei tee. Britid räägivad väga aktiivselt, et nemad seda ei hakkagi tegema. Samas tegelikult nad täna juba institutsionaalsete investorite jaoks teevad seda. Et oli kunagi mingis artiklis oli graafika näha, et mis intressiga nad tavainimestele laenavad, et see on seal kuskil 5-6%, aga institutsionaalsed investorid laenavad 15-16% juures, et see on nagu hoopis teine riskiklass. Et nad sisuliselt võib-olla nad avalikkusele ei anna need ligipääsu sinna, aga tõenäoliselt nagu seda piiri nihutatakse lähiajal tõenäoliselt. Et see on üks variant. Mis siit veel tuleb? Ma panin siia paar graafikut ka, taha võib-olla ei näe. Et see on siis, see on brittide ühisrahastuse mahtude kasv. Et kes ei näe, siis graafik on selline, et nagu hokikepp läheb üles ja praktiliselt kogu kasv on tulnud viimase mingi 2 aasta jooksul. Ja siis siin on sarnane graafik kontinentaal-Euroopa kohta, kus siis natukene laugem kasv, aga suht samasugune. Et natukene aimu saada, mis siin nagu toimunud on. Siis 4. üsna suur tagajärg, kuna asi on populaarne, pangad tunnevad huvi, fondid tahavad investeerida, siis on regulatsioonid, et kes teab või kes on natuke rohkem jälginud, siis ilmselt teab ka seda TrustBuddy juhtumit, et peale seda on ka Rootsis näiteks hakatud tunduvalt rohkem
vaatama nende platvormide nii-öelda tausta või tegutsemisviise. Et võib-olla tuleb ka sealt mingid regulatsioonid sellest lähtuvalt. Aga et see nagu, mida populaarne asi muutub, seda rohkem siis hakkavad seadused ka järgi tulema. Et seni on nagu pigem olnud see, et kõik need platvormid toimivad kuskil seaduse punktide vahel niimoodi, et üritatakse, et kas nüüd see seadus reguleerib seda või mitte, et niisugust konkreetselt nagu ei ole olnud. Et siis nüüd selle viimaste aastate jooksul pigem on nagu suund sinna, et tuleb. Et siin on mul nimetatud siis Ameerika, nemad teevad, Ühendriigid teevad, siis Suurbritannia teeb, Hiina teeb mingit regulatsiooni moodi asja vaikselt. Uus-Meremaa minu arust tegi ka suht ammu juba ära midagi. Ja Eestis on tulemas siin järgmise aasta märtsis siis hakkab kehtima, et kõik need ühisrahastusplatvormid, siis, kes väljastavad eraisikute laene, lähevad ka siis Finantsinspektsiooni järelevalvel. Et see nagu suht siuke suur trend tundub olevat. Teeks võib-olla siinkohal väikese arutelu jälle, et mis selle, või kas see regulatsioonid on head meiesugusele väiksemale investorile või nagu halvad ja miks? Et arutame 1-2 minutit lauas jälle. Okei, et hakkame tagasi tulema. Et küsiti korra küsimus, et kas pärast slaidega jagame, et saab kõik slaidid, ma arvan, kätte pärast. Et ei pea slaide päris maha kirjutama. Aga võtame äkki paar mõtted ka, et mis mõtted tulid, võib-olla sealt poolt paar inimest ja siit poolt äkki paar inimest, et mis te siis arvate, kas regulatsioonid on head või halvad või miks? Et on mõni käsi kuskil, mis arvamusena keegi jõudis? Võtame sealt lauast lihtsalt kellegi. See on ikka veits aegune. Tegelikult regulatsioonid ikkagist on head sellepärast, et väikeinvestorit tuleks natukene kaitsta. Et väga tore, et meil on see suur rahvamass, kes ühisrahastusse investeerib, aga see üks inimene individuaalselt, et kui sa lähed mingi suure portaali juurde, et kuulge, et mul on 1000 eurot investeeritud ja mul on mingi arvamus, siis ei juhtu mitte midagi. Aga kui on regulatsioon, siis on mingid asjad, mida sa saad ikkagist eeldada. Et praegu me ka eeldame mingeid asju, aga täpselt 50-50, et kas need on tõelised või ei ole. Et selles suhtes väikeinvestori kaitse jaoks on regulatsioonid nagu väga olulised. Iseasi, kui efektiivselt neid regulatsioone tehakse ja kui mõistlikke asju sinna kirja pannakse. Et see on nagu teine diskussioon. On veel kellelgi mõtteid? Kuskilt teisest lauast. Esinejate lauast eriti ei võtaks neid mõtteid, need tulevad pärast poole ka veel. Okei, ei ole kellelgi rohkem mõtteid. Aga selles mõttes täiesti nõus selle ideega, et ühest küljest võiks nagu investorid natuke kaitsta, kuigi minu arust see Eesti variant seda otseselt ei tee veel. Aga teine asi, mis seal on, kuidas nagu kaudselt kaitstakse, on nii investorid kui laenajad. Et ma ei ole nüüd nii põhjalikult seda Eesti seadust läbi vaadanud, aga mulle jäi sealt mulje, et seal on kirjas mingid protsessid, kuidas mingeid asju teha tohib ja kuidas tuleb teha. Et selles mõttes ta siis natukene ühtlustab sellist laenude väljastamise või rahade liigutamise ja nii edasi seda protsessi. Et ei saa päris igaüks teha oma suva järgi seda asja. Et selles mõttes tekib selline kaudsem kaitse natukene. Ja sarnast asja tegelikult, räägiks kõigepealt äkki, mis britid teevad, et neil on näiteks asi, ütleks, et maailmas vist kõige kaugemale arenenud, et nemad on hästi positiivselt meelestatud ja neil minu arust mingi riigiasutus isegi investeerib sinna mitukümmend miljonit naela ühisrahastuse kaudu ettevõtetesse, et nad vist otsustasid, et see on efektiivsem kui lihtsalt raha trükkida ja neil on nüüd tulemas vist veel see, et saab ka maksustamist edasi lükata või maksuvabalt saab natukene investeerida. Ja siis taheti teha veel niisugust asja, et kui pank ei saa kliendile laenu anda, siis ta on sunnitud suunama edasi kuskile ühisrahastusplatvormile, kes saaks anda. Et selline, ma ei kujuta ette, kuidas see tööle peaks hakkama, aga idee on selline olemas,
et suuname siis või sunnime siis edasi suunama kuhugi, kus saab nagu selle laenu kätte. Et nad on nagu hästi sellise positiivse meelestatusega. Eestis jah, seda maksuteemat ilmselt ei ole veel kuskil arutatud otseselt ja nii edasi, aga selline protsessi toimimise asi on juures. Mis näiteks teine reguleerimise viis, mida platvormid ise teevad, et on Ameerika Ühendriikides on suuremad ettevõtetele laene väljastavad platvormid teinud sellise asja nagu Small Business Borrowers Bill of Right, ehk siis põhimõtteliselt nad on leppinud kokku mingites reeglites, mida nad on otsustanud koos järgida, et mitte siis nii-öelda ära kasutada oma kliente. Et selline enda viis natukene enda tegevust reguleerida ja britid on siis teinud endale sellise ühisrahastusplatvormide assotsiatsiooni, mille eesmärk on samamoodi, et sisuliselt reguleerivad selle ära, et kõik platvormid, kes sinna kuuluvad, kuvavad tootlust sama loogikaga, kuvavad happude laenude osakaalu sama loogikaga ja nii edasi, teevad oma andmed avalikult kättesaadavaks ja ühesõnaga ise üritavad sellist isereguleerimist teha, mis on üsna huvitav nähtus. Et selline ta on. Et mina isiklikult näen siin ühte ohtu selle regulatsiooni juures, et kui nüüd see regulatsioon hakkab tekkima peale seda, kui on näiteks tulnud kriis või siis peale seda, kui on hästi palju inimesi kuskile investeerima jooksnud, visanud samamoodi kogu oma raha ühte laenu ja siis hästi tugevalt pikki näppe saanud, et siis võib see nagu minna väga kaldu ühte suunas ja kui teha seda teisel ajal, see võib väga kaldu teise suunas minna, et see nagu, et kas me nagu Eestis selle tasakaalu leiame, see on siuke nii ja naa, eks, et sõltub millal seda tegema hakatakse, et kui on täpselt kriisi hetk, kus inimesed on raha kaotanud ja valimised ka tulemas on, siis on tõenäoliselt seal nagu väga kaldu ühte suunda. Et see on nagu siuke mõttekoht. Võib-olla oleks hea need tagant lükata, et saaks need regulatsioonid tehtud. Aga see selleks. Nüüd, mida me ei ole Eestis veel näinud, mida me tõenäoliselt ka millalgi näeme, on sama pankrotid ja platvormide sulgemised. Et üks põhjus, miks neid kinni võib-olla pannakse, mida on ka toodud brittide kohta välja, ongi see sama regulatsioonid, sest et selle nõuete täitmiseks tuleb teha päris suuri kulutusi. Et siin, ma ei tea, kui täpne see on, aga üks Briti portaal väitis, et neil on see kulu ilmselt 500 000 naela aastas, et nad on päris suur ka muidugi, aga kui see kulu on nii suur, siis ilmselgelt ei saa igaüks seda platvormi jooksutada, eriti kui arvestades, et täna jooksutavad tõenäoliselt üle pooled platvormid jooksutavad kahjumiga ennast. Et see nagu juba automaatselt tähendab, et väiksemad tegijad on natukene kehvas seisus, kui neil ei ole hästi palju raha ja ei plaani hästi kiiresti kasvada. Et see regulatsioonid juba ise tekitavad sellise lisakulu, mis ühest küljest on hea, sest et igaüks ei peakski tegema oma platvormi, et investoril võib-olla turvalisem natukene, aga kui see platvorm juba eksisteerib ja tegevus ära lõpetab, siis on teine teema, et näha, mis saab. Et see on üks asi. Teine asi kindlasti on see, et kui peakski tulema mingi krahh mingi aeg, siis lihtsalt see rahavoog platvormil kaob ära või muutub hästi väikseks. Et siis peab kas väga edukalt kulusid alla tõmbama, kuidagi suutma laieneda selles majandustingimustes või siis investorite rahaga selle kriisi üle elama ja siis vaatama. Et see on siuke teine oht minu arust selle juures. Aga teeme siin ka sellise kiire 1-2 minutise arutelu, et vaatame, mis mõtted on. Et kas võiks tulla mingeid sulgemisi, pankrotte, miks, mis te arvate? Et kui suur see oht on investorile ja mis siis juhtub, kui tuleb? Et mõtleme natuke nendel teemadel. No nii, tuleme tagasi. Võtame igast lauast üks käsi püsti, kes võtab kokku, mis arutati.
arutasime just seda, et pigem nagu investeerida nagu tagatisega laenudesse ja et kui regulatsioonid tekivad, et siis võivad ka tekkida need olukorrad, kus riik nõuabki nagu, et teatud laenudel teatud protsendist nagu tagatise asju. Okei, et tagatisega laenudega on turvalisem selles olukorras. Okei. Võtame siitpoolt ka mõne arvamuse. Et loomulikult võib tekkida nagu selliseid ohte, et mõni platvorm lõpetab. Nii nagu majanduses igal asjal on oma algus, igal asjal on oma lõpp. Nii nagu me näeme iga päev, iga nädal, iga kuu tekib uusi ettevõtteid. Samal ajal iga päev, iga nädal, iga kuu Eestis, kas või Eestis, väikeses Eestis niimoodi ka ettevõtted lõpetavad tegevusi. Täpselt samamoodi nagu samad erinevate platvormidega. Eriti suur oht on siis, kui majanduses tuleb mingisugune suurem turbulents, siis võib tekkida olukordi, kus nii mõnigi platvorm võib olla sunnitud oma tegevuse lõpetama ühel teisel kolmandal põhjusel. Pluss see sama, nagu mis meil väike diskussioon on, et see regulatsioonide pool ühest küljest on nagu teretulnud, teisest küljest see sama kulude pool, administratiivne pool, mis võib ka just turbulentses olukorras oma mõju avaldada. Aitäh. Jah, täitsa tegelikult ma tahtsin ka selle sama mõtteni jõuda, et kui vaadata seda, kui suur osakaal ettevõtetest nagu õnnestub, siis tegelikult see protsent on päris väike. Aga kui vaadata, kui paljud alustanud ühisrahastusplatvormid täna tegutsevad, siis see protsent on 100% Eestis. Et jah, nagu ruumi võiks olla, eks. Eriti halbades tingimustes. Aga on kellelgi veel mõtteid täiendamiseks? Okei, ei ole, lähme edasi. Et see mõte jah, et kui mõelda sellele turuseisule, et kõik tegutsevad, siis kõigil ei saa ju nii hästi minna lõputult. Et hea näide võib-olla on Hiina turg, kus tehti nüüd kokkuvõtet, et oktoober oli kõige parem kuu, sest kinni pandi ainult 47 platvormi. Et see oli nagu rekordmadal. Et neil on mingi aasta jooksul vist, või viimaste aja jooksul vist kokku on mingi 1000 platvormi kinni läinud ja 2000 või 3000 tegutseb. Et see on nagu hoopis teised suurusjärgud. Et see on juba siuke imelik turg, et seal võib igasugu ärimudeleid leida. Aga jah, Eestis veel ei ole õnneks. Et nüüd pankade institutsioonide rolli suureneb. Et sellest ma põgusalt rääkisin. Üks teema on see, et hästi palju pangad investeerivad läbi platvormide, eriti just seal Ühendriikides ja brittide pool on see natuke vähem, aga seal on ka päris palju. Aga just seal Ameerika Ühendriikides on valdav enamus investeeringuid just institutsioonide pankade poolt, et mingi 80% piires on see tõenäoliselt enamus platvormidel. Brittidel on seal mingi 10-20 pigem, et siuke väiksem osakaal, aga kindlasti kasvab. Pangad lisaks on viimasel ajal teinud ka investeeringuid platvormidesse endasse, ehk ostnud osalust. Ja nüüd see kõige suurem uudis selles vallas on siis see, et Goldman Sachs tahab enda ühisrahastusplatvormi teha. Ja siis juba räägitakse siin uudistes, kuidas nad meelitavad Lending Clubi ja Prosperi töötajaid üle enda firmasse, et seda asja tööle panna. Et ühesõnaga pankadel on nagu huvi selle mudeli vastu olemas, sest et see võimaldab efektiivsemat laene väljastada. Ja Eestis seda trendi nii väga näha pole. Eestis on Eesti pangad või need Rootsi pangad pigem. Nii palju, kui ma kuulnud olen, siis kommentaar on rohkem olnud selles suunas, et kui sa ühisrahastust näiteks ettevõttena kasutad, siis pangad sinuga enam koostööd ei taha teha eriti. Et nemad ise nagu väga seda ei kasuta nii palju. Aga eks näis, tõenäoliselt jõuab ka siia see trend, et kui mitte kohalikud pangad, siis vähemalt teised hakkavad huvi tundma. Et mina näen pigem seda asja. Siin võiks teha üks sellise kiire arutelu, et kas see, et institutsioonid investeerivad, on positiivne väikeinvestorile või pigem nagu negatiivne ja miks? No nii, tuleme vaikselt tagasi.
nüüd julgelt käed püsti, kes arvasid, et see on negatiivne. Ja küll, küsime paar arvamust ka, miks. Hoidke käed üleval ilusti, ei lähe nii kiiresti alla midagi. Selle negatiivse poole pealt näeme välja, et tootlused lähevad allapoole, kuna tuleb rohkem raha peale. Jah, on veel arvamusi, ma tean, et on siin ees oli näiteks üks. Me arvasime seda, et kui pangad tulevad sisse, siis on väikeinvestoritel palju väiksem maht jääb. Et pangad nagu siis rohkem raha investeerivad rohkem sisse ja lõpuks on see, et kuna praegult võib-olla nad arvavad, et väikeinvestorid või ühisrahastusplatvormid võtavad nendelt selle nii-öelda laenuturu ära, siis nad ise nüüd lähevad sinna samasse ja siis võtavad nii-öelda väikeinvestoritelt selle laenuturu siis nagu ära, see mahu. Et pangad võtavad kõik laenud ära turult ja pole enam millessegi investeerida. Ei no võib-olla väiksem maht jääb lihtsalt. Jah, okei. Jah, see USAs enam-vähem nii vist ongi, et see erainvestorite turg väga kasvanud ei ole. Kogu see kasv on pigem läinud sinna institutsioonidele. Nii, aga ma juba näitasin ära, mis juhtub, kui käe tõstada, aga kes arvab, et see positiivne on? Noh, jah. Ainult 2 kätt julgest üles tõsta. No, aga need, kes enne ei tõstnud, need arvasid järelikult, et positiivne, et äkki seal pole ka keegi veel. Küsimus oli, et kas on hea või halb? Et miks on positiivne, et institutsionaalne investor tuleks peale? Oligi see küsimus? Jah. Me arutasime midagi muud tegelikult siin. Me arutasime täiesti seda, et raha peale tuleb. No ühesõnaga, 2 nii-öelda erineva grupi vahel peab olema mingisugune selline hea jaotumine tegelikult, et tavainvestorid peetakse kui kleepuvaks investoriks, kes siis keerulistes momentides oma raha nagu ära ei vii, aga samas ta ei suuda mahtu pakkuda. Teistpidi jällegi institutsionaalne investor on siis see, kes võib raha ära viia väga kiiresti, kui juhtub midagi nagu halba. Ja sellepärast peab tegelikult platvorm ise ratsionaliseerima, et institutsionaalse kapitali osakaal ei läheks liiga suureks. Samas neil on vaja seda kapitali, et kasvatada oma laenumahtusi ja laenuraamatuid. Ja seda nad ei saa teha lihtsalt jaeinvestori abil, sest jaeinvestoril ei ole seda ressurssi nii palju. Mis on see põhjus, et see süsteem peab olema väga hästi tasakaalustatud ja nüüd olenebki täpselt platvormist endast, et kuidas ta seda teeb. Ja kui ta läheb liiga institutsionaalse investori poolele üle, siis ta peab lihtsalt arvestama sellega, et ühel hetkel tohib tõesti uksed kinni panna. Kui peaks juhtuma, et institutsionaalne investor tõmbab oma rahad välja. Sest nad ei ole väga sellised kleepuvad. Nad otsivad pidevalt rahale uusi võimalusi, kuhu investeerida. Jah, täiesti nõus. Selle koha pealt ongi meil tegelikult väga hästi näha, et seal Ameerika Ühendriikides on pigem nagu see, et suurem osakaal on institutsionaalse käes, Suurbritannias praegu on vastupidi. Tegelikult on ka sealt USA-st see üks kogemus olemas, kus Prosperil oli üks institutsionaalne investor, kes rahastas peaaegu kõik laenud ära, mis turul olid, ja siis, kui see alt ära hüppas, siis nagu enam rahastust polnud. Et selline oht on täitsa olemas. Ja. Mis minu poolt veel lisaks, et miks ta nagu tegelikult hea on see, et institutsionaalne investor teeb palju rohkem uurimistööd, ehk siis ta mingil määral võib-olla sunnib portaali nii-öelda tegema oma asju korrektsemalt, sest et muidu nad ei saa oma raha sinna panna, sest igasugused regulatsioonid ja mis iganes muud asjad nõuavad, et nad teevad põhjaliku eeltöö, enne kui nad raha sisse hakkavad panema. Et see võib-olla on selline kaudne, positiivne mõju. Aga jah, ma täiesti nõus, et on nii negatiivset, on nii positiivset, oleneb, kuidas see asi välja mängib lõpuks. Et selline olukord on nendega. Aga mul vist on paar slaidi veel. Jah. Et üks on see, et on abistavad tööriistad tulemas. Et kui te täna vaatate see turgu, ma slaidile panin 7 portaali, tegelikult on need, kui tahad laiemalt vaadata, on need mingi 20+. Et igal portaalil on ka mingid viisid, kuidas mingeid asju teha, kuidas mingit infot kuvada ja nii edasi. Et ei jõua, ei saa kõiki asju, kõiki andmebaase ei jaksa üksi analüüsida kogu aeg ja nii edasi. Et selline abistavate tööriistade ökosüsteem siis võiks öelda, et
võiks saada teemaks. Et kui me vaatame jällegi Ühendriikide suunas, kus on see teema natukene kauem olnud, mis Ameerika Ühendriike pean silmas, siis neil on näiteks Lending Clubil ja Prosperil 2 portaali, kus siis nii-öelda väikeinvestorid saavad investeerida. On, ma isegi ei tea, kui palju neid saite on, mis teevad nende andmete põhjal mingeid erinevaid analüüse, mingid portfelli haldureid, mingid algoritmilist investeerimist ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et see ökosüsteem on seal juba päris suur ja ma kujutan ette, et see hakkab ka siin Euroopa suunal selles suunas liikuma. Et meil juba on mingid Altfi leht, mis üritab mingi statistikat teha, näidata, et kus kui palju väljastatakse ja mis need tootlused on ja nii edasi, nii edasi. Aga lisaks on ka näiteks, praegu on Bondora näitel neid asju välja tuua. Teiste jaoks lihtsalt ei ole veel seda andmebaasi nii kättesaadaval. Aga on näiteks bond picking, mis siis üritab näidata järelturu tehingute hindasid mingite kriteeriumite alusel, et sa teoreetiliselt saad sealt vaadata, millise hinnaga keskmiselt selline laen on müüdud minevikus, et siis võib-olla sealt teha mingeid järeldusi, millise hinnaga sina võiksid müüa või mis see õiglane hind justkui oleks tänase turu seisu järgi. See võiks edasi areneda veel omajagu, siis oleks päris huvitav. Aga praegu on samamoodi, kui natuke uudisimu on ja aega on, siis päris põnevaid asju on seal. Siis on selline sait nagu Peerlan, ma nüüd ei tea, kas nad seda edasi teevad, et nad vist ühel hetkel lõpetasid mingi arendus ära, aga ka nemad üritasid võtta nii-öelda statistikat, selle põhjal siis igasuguseid graafikuid joonistada sulle, et kui sa tahad näha, kuidas mingid laenud on käitunud minevikus, siis tema nii-öelda eesmärk oli näidata, et sa paned filtrid sisse ja siis saad info kätte. Et sellised nii-öelda lihtsustamise tööriistad. Siis on nüüd tulevase API valguses on olemas B+, ehk siis see hetkel küll eriti ei tööta ja sama mõttega on Lend Tower, ehk siis mõlema eesmärk on see, et kui nüüd API tuleb, siis teoreetiliselt saab nende kaudu ehitada omale mingit portfelli halduri, panna oma kriteeriumid, mis sa tahad ja siis investeerida läbi nende kolmanda osapoole toodete siis. Ehk siis sisuliselt nad on sama, mis Lending Clubi ja Prosperi jaoks tehtud igasugused algoritmilised investeerimisasjad ja mis iganes. Et ühesõnaga see eesmärk on see. Ja usun, et siin lähitulevikus tuleb neid API liideseid ja andmebaase juurde ja siis saame ka siinpool näha rohkem sellist toetava infrastruktuuri turgu. Aga see eeldab seda, et seda mahtu on seal, et neid huvilisi on, et kasutajaid on, et seda on üldse mõtet ehitada. Et kui selline kasv jätkub, siis tõenäoliselt on. Ja sellega ma tõmbaksin tänased trendid kokku, et on kellelegi veel mõni küsimus. Tal läheb natuke aega. Räägi mikrofonis. Aitäh. Milline on sinu visioon nagu mingi 5 aasta või 10 aasta näol, et kuidas see kogu valdkond areneb, et millised need platvormid tulevikus välja näevad ja millised need tootlused võiksid seal välja näha? Aitäh. Väga raske, et kui see oleks mult 5 aastat tagasi küsinud, ma ei oleks üldse sükest asja ette kujutanud, et selline näeb välja. Et ma ei oska sulle konkreetset vastust öelda, sest et nagu sa nägid, tegelikult see 90% sellest arengust on viimase mingi 2 aasta jooksul toimunud või 1,5 aasta jooksul. Et mis siin nagu 5 aasta pärast saab, oleneb väga palju sellest, mis vahepeal toimub. Et võib-olla regulatsioonid võivad selle täiesti ära matta, võib-olla pangad ostavad üldse kõik platvormid üles ja hakkavad ise laene väljastama ja suretavad ära selle nii-öelda valdkonna või siis pannakse pangad üldse kinni. Et üks asi, mis ma nagu olen näinud natukene, on see, et sellised suurema visiooniga platvormid, nüüd kõige viimane oli see Sofi näiteks, kes sai $1 miljard raha kaasamist. See firma nimi oli küll bank, aga tegelikult ei ole bank, mingi telekommunikatsioonifirma.
et see nende eesmärk on tekitada selle ühisrahastusplatvormi ümber selline muu infrastruktuur, kus on nii-öelda wealth management, mingid eelarve jälgimise süsteemid, mobiiliäpid, mis iganes. Ühesõnaga, nad tahavad ehitada sellist suurt süsteemi, et sisuliselt teha mingit uut stiili panganduse mudelit. Et kuidas see täpselt välja näeb, ma ei kujuta ette, aga see nende nagu suund on. Ja Prosper minu teada üritab ka midagi sarnast mõelda, sest nemad ostsid ka mingi, mis ta oli, Billguardi vist oli firma nimi, et Billguard, mis siis aitab mingit nii-öelda pettuste vastu mingit tuvastada ja mingit maksud või mingit seda, et sa saad odavama hinnaga kuskilt ja mis iganes. Me ei ole päris täpselt kursis, mida nad pakuvad, see on mingi USA-põhine teenusega. Aga mingi sarnane asi, et nad ehitavad mingi süsteemi sinna juurde, mis tekitab sellist rohkem kommunikatsiooni investoritega ja laenajatega, et selline mitte ainult laenuteenus, mitte ainult investeerimisteenus, vaid nagu suurem pakett mingeid asju. Et mis sellest nagu välja tuleb, raske öelda. Jah. Ja ma jätkan siis selliste hüpoteetiliste küsimuste jada, et kui 5 aastat tagasi oli kuskil selle ruumitäis investoreid, ütleme 100 investorit, täna on kuskil investeerinud äkki 10 000 investorit Eestis, et mis sa arvad, kuhu see trend võiks jätkuda, et kas need inimesed, kes täna alustavad, kas nad on hiljaks jäänud või võib see trend samamoodi jätkuda? Palju inimesi võiks 5 aasta pärast investeerida Eestis? Hiljaks jäänud, mis mõttes? Et enam ei saa, nagu rongid on maha jäänud. Saab küll investeerida, lihtsalt teistel tingimustel natuke 5 aastat tagasi. Mis ühest küljest on hea, ühest küljest on natuke halb, tootlused on väiksemad, aga palju lihtsam on teha, saab andmete põhjal investeerida, ei pea nagu sisetunnet usaldama ja nii edasi. Et jällegi väga raske öelda, oleneb, mis siin regulatsioonid ja muud nii-öelda sekkujad teevad. Et kui siin tuleb mingid hästi karmid regulatsioonid, mis ei luba platvormidel enam tegutseda või hakatakse näiteks investorid niimoodi kaitsma, nagu USA-s on päris paljud asjad olnud kaitse all, et erainvestor ei saagi, pead olema akrediteeritud investor, ehk siis, mis see on vist $1 million net worth või midagi sellist. Et siis võib-olla on nagu halb. Aga kui nagu kõik samamoodi jätkub, siis see kasvukõver läheb üles suunas. Et siis ma ütleks, et selles mõttes ta on nagu hea asi, et siin on nagu hästi väikse summaga võimalik alustada, saad raha sisse panna, saad oma mingid vitsad kätte kohe alguses väikeste rahade eest. Et võiks nagu investeerimist populariseerida küll. Aga kui nüüd tuleb krahh või tuleb mingi hästi karm regulatsioon, siis paraku vist ei juhtu seda. Et siis nagu inimesed ei otsi investeeringuid nii palju. Et siis on nagu muud probleemid. Võtame kiirelt ühe küsimuse siis veel, aga siis lähme. Et siin enne arutati siis selle üle, et kui regulatsioonid võivad tulla, et siis mingid portaalid võivad minna nagu uksed kinni panna. Ja väiksemad oli juttu. Et kas sa saaksid lihtne küsimus öelda mingid portaalid, mida sina nagu usud, millesse sa usud, mis tulevikus ei pruugi nii kergesti kinni minna? Aitäh! Ma ei oska öelda, julge ühtegi öelda, et sõltub, mis need äriplaan neil on. Võib-olla mõni lihtsalt ei viitsi enam tegutseda või. Ma ei ole nagu otseselt kõiki portaale uurinud, ma olen uurinud 2 portaalist ja ma 2 olen kuulnud, et nemad vähemalt kavatsevad jätkata selle regulatsiooniga ka. Aga ma ei ole kõiki nagu uurinud, et ma soovitan kirjad saata kõigile portaalidele, et mis neil plaanid on ja kas nad on nagu graafikus selle luha taotlemisega. Et ma ise nagu ühtegi nimetama ei hakkaks. Aga meil Nokile lähme üle, okei. Ja üks kiire küsimus, et kas on teada ka, millised regulatsioonid täna Eestis on välja mõtlemisel või on kiirelt kuskil töös juba? Mina tean ainult seda, mis laenu väljastajate ja vahendajate, mis iganes, krediidi väljastajate ja vahendajate seadus vist oli midagi sellist. Et see on tulemas või see on juba vastu võetud, aga hakkab kehtima siis järgmine aasta märtsist.
aga rohkemate kohta ma ei oska öelda. Ei ole vähemalt kuulnud midagi.